Kui kõik läheb nii, nagu plaanitult, hakkavad varsti Eesti metsades ringi liikuma 10 karu, kelledel kaelas GPS jälgimisseade. Ja, et siin koos teadlastega on siis otsustatud, et võiks uurida karusid, kuna karud on Eestis üldiselt üsna vähe uuritud võrreldes teiste kiskjatega ja selleks, et nii-öelda paremini ennetust ja neid konflikte inimestega lahendada, siis on selline esimene pilootprojekt, et kaelustada siis 10 karu. Ettevõtmise eesmärk on viia metsloomade rakenduslik kaitse ja uurimistöö kaasaegsele, läbipaistvale ja kontrollitavate andmetega tasemele. Saab siis uurida ja näha, kuidas karud liiguvad, et see on selline esmakordne Eestis, mida pole tehtud. Mujal maailmas seda tehakse, kus karud elavad. See on nagu hästi tavapärane, näiteks Rootsis on ligi 2000 karu kaelustatud. Siin lähiriikidest Poola teeb selliseid projekte, et see kõik annab nagu sellise parema informatsiooni ja teadmise, et siis nagu nii-öelda päris andmetega lahendada siis seda karu probleemi Eestis. Ka teadlaste sõnul on tähtis, et teha taoline uuring just nimelt Eestis. Aga mujalt saadud uuringud ei saa alati Eesti oludesse üle kanda, aga Eestis on vaja teada ju, kuidas inimese ja karu vahel kuidas neid ühte ruumi ära mahutada. Inimesi ja karusid, et ei oleks konflikte, et oleks karud rahul, saaks elada ja inimesed saaks ka elada, et üksteist segama ei hakkaks, et saaks kohandada nii. Kas on Eestis midagi taolist varasemalt tehtud? Päris sellist ei ole, et kunagi 20 aastat tagasi ühele karule pandi raadiosaatja, aga see oli natuke teine tehnoloogia, et see ei saatnud GPS-koordinaate, vaid seal pidi triangulatsiooniga siis inimene kogu aeg käima järgi ja seda asukohta leidma, et see on, esiteks on hästi töömahukas ja teiseks on ebatäpsem ka. Et. Kuidas see üldse tehakse? No see tehakse niimoodi, et tuleb karu ära uinutada, kõigepealt need üles leida, kus nad on, ära uinutada, siis pannakse see saatjaga see kaelus kaela, kogu kaelarihma küljes. Ja siis see hakkab siis ise automaatselt neid asukohtasid salvestama, nii nagu on see programmeeritud tegema. Ja siis üle satelliidi siis saab neid asukohtasid alla laadida. Ja siis kui see patarei, mis seda seadeldist nagu toidab, et see saab tühjaks, siis saab selle programmi abil seal seadistada, et nüüd see kaelus kukub tal kaelast ära ja rohkem ei tea, mis see karu teeb. Kas on juba välja ka mõeldud, et kuhu kohta need võiksid minna? Et kas on mingid piirkonnad Eestis või pannakse nad kuidagi moodi üle Eesti? Hetkeseisuga nagu plaan panna nagu üle Eesti, aga selle kohta nagu teadlased ise otsustavad ja vaatavad, et mis ja kuidas on kõige parem oleks seda teha. Et see peamine eesmärk on ikkagi see, et täita seda lünka, mis Eestis on tegemata siiani ja selline projekt on selline esmakordne ja kindlasti aitab nii-öelda seda ennetustegevust paremini suunata. Siuksed jälgimised ja GPS-seadmed ja asjad vist päris kallid, et mis need maksavad ja kust te raha saate? Ja, et kuna karu on kaitsealune liik, siis loomulikult tuleb seda uurida ja see uurimine ka maksab ja see üks kaelus maksab kuskil seal 2500–3000 eurot. Hooandja projektis on meil kõik kirjas need rahalised nüansid, et kõik, kellel vähegi võimalik, kes soovivad karusid aidata, siis palume toetada, et saaks nii karusid toetada kui karuteadust Eestist, kus veel karusid uurida, kui mitte seal, kus karud elavad.